Linda raamatukogul on õnn asuda Linda rahvamajaga ühes majas. Et see siin on fuajee, aga mitte kuidagi ei saa nagu lahutada ei rahvamaja, ei raamatukogu, et üks või teine, sest need kaks eksisteerivad koos. Ja tegelikult, kui nüüd minna natuke ajalukku tagasi, siis on juba algselt planeeritud raamatukogu rahvamajja. Aga kuna ta on Eesti raamatuaasta, siis mul on siin üks selline raamat nagu Jõudsal sammul. See on Jaan Elleni raamat. Jaan Ellen teatavasti on kirjutanud sellest paigast siin päris palju, Võrumaast hästi palju. Ja ma hea meelega loeksin ette ühe lõigu siit raamatust. Küla ehteks on ja jääb keskuse maja. Maja Väike Poosejärve kaldal on käidud imetlemas lähedalt ja kaugelt. Kiidusõnu on pälvinud instituudi EKE projektarhitektide looming, ehitajate pingutused, majade juhtkonna oskus sulatada keskuse majja ühte maastiku ja muu külaga. 75. aastal määrata arhitektidele Toomas Reinule ja Jaan Pordile Linda kolhoosi keskuse hoone projekteerimise eest Nõukogude Eesti preemia. Majandi juhatus mõtles keskuse kujundamisel ühest päevast kaugemale. Keegi poleks paha sõna öelnud, kui Poosel oleks ehitatud kontoriks samasugune kivikarp, nagu mõnes teises kolhoosis tehtud. Poosel uue keskusemaja rajamisega ei rutatud, kuigi vana talu taredes istusid spetsialistid üksteise kukil. Enne oli vaja majandusele jalad alla saada. Alles siis hakata mõtlema keskuse hoonele, milles kõlbaks tööd teha ka aastakümnete pärast, millest saaks tõeline kolhoosi süda. Ja tegelikult on see maja siiamaani õnneks olnudki selle koha, selle paiga südameks. Et kui maja avati jaanipäeval 1973 ja vahepeal muutus riigikord ja nii-öelda on olnud majanduses raskeid aegu, siis hoolimata kõigest on tegelikult see maja püsib tänaseni ja kes natukene on jälginud, siis näeb, et see maja tegelikult elab ja läheb järjest paremaks, järjest ilusamaks. See maja on unikaalne, on oma arhitektuuri tõttu ja mina olen siin majas olnud viimased 16 aastat ja kõik suved, kõik aastad on käinud siin inimesi vaatamas seda maja. On käinud üliõpilaste grupid, arhitektuuri üliõpilaste grupid, on käinud lihtsalt huvilisi, aga huvi maja vastu on olnud suur. Ja sellepärast mul on olnud alati hea nagu rääkida seda koha pärimust. Ma natuke peatuks ka, et kui see Linda on kolhoosi ajast pärit nimi, siis nüüd on tekkinud inimesi, noorem põlvkond, kes ütlevad, et kuna koht on tegelikult ju Kobela, mitte Linda, kui sellist kohta ei ole, siis keegi arhitektide grupist ütles korra, et aga see Linda on nii ilus nimi, te ei pea seda ära vahetama. Et ma arvan ja me loodame, et see Linda jääb siia nimeks päris pikaks ajaks, sest on Linda raamatukogu, on Linda rahvamaja. Aga see maja mitte ainult arhitektuuriliselt väljast ei ole unikaalne. Unikaalne on ka sisekujundus. Ja on hea meel tõdeda, et nii selle maja arhitektil Toomas Reinul kui selle maja sisekujunduse teinud Aulo Padaril on sellel aastal mõlemalt 85. sünnipäev. Ja Aulo Padari puhul võib öelda, et on välja antud raamat. Ja siit saab lugeda, kus Aulo Padar ise on öelnud, kolhoosi keskus ehitate kolhoosi rahvale, et kohalikele. Seal oli raamatukogu, saal, väike kohvijoomise koht, köök. Ja siit edasi ma loeks natuke Toomas Reinu öeldud. Mind hämmastas eriti universaal,
Vaja oli ühtaegu spordi- ja kontserdisaali ning sellepärast sai see paigutatud majja risti, et korvpallilauad ei tekitaks kontserdi pidamist. Mõte oli selles, et see ruum on nagu pidu, mis kogub hoogu, kasvab aina edasi, saalist välja foajeesse, sealt läbi maani klaasakende siseõue ja järveni ja kas või üle järve. See oli tohutu suur ala ning Aulo projekteeris 18-meetrise saali ja foajee vahele voldikseina. Siin polnud keegi midagi sellist näinud. Heal juhul oli tehtud 6 meetrit voldikseina, aga 18. Kui ma tema jooniseid nägin, jäi mul suu lahti. Asi tehti siin väikeses töökojas valmis, ent kvaliteet oli nagu Soome suurtehasest ja see töötas. Võin omalt poolt nii palju lisada, et kuigi seda peale 2011. aasta foajee renoveerimist seda voldikseina enam ei ole, siis see voldiksein oli tõesti unikaalne. Tean ka seda meistrit, kes tegi ja võin öelda, et kas või heli mõttes, mitte ainult see, et ta jagas selle ruumi 2 kenasti, tõmbasid eest ära ja oli saal ühendatud foajeega ja terrassiga ja järvega, siis ka heli mõttes tegelikult vahele ehitatud sein natuke kaotas. Heli kõlas teistmoodi, aga hoolimata sellest on hea tõdeda, et maja elab. Tegelikult on kõik väga ilus ja kõik on väga hästi hetke majas. Linda raamatukogu sai alguse 1921 ja eelmine raamatukogu hoidja Ene Oja on ära teinud suure töö. Ta on pannud kirja raamatukogu ajalugu. Nii et ma toetun täiesti praegu tema kirja pandule. Ma tahaks veel natuke näidata, et kuna see on pandud kirja käsitsi, siis Ene Ojam oli see, kes oligi kunstiinimene. Ta oli väga hea käega, tema käekiri on ilus ja tema tegi ka ilukirja. Sellepärast ma nagu sellele keskendungi, et näitangi, et tegelikult on olnud väga kunstiinimene siin raamatukogus ja väga asjatundlik inimene kirjanduse suhtes. Et nii palju võin öelda, et kui mina aastal 2009 siia raamatukokku tulin, siis oli siin väga hea valik kvaliteet kirjandust. Siin võib hästi pikalt rääkida, et mis siis on see kvaliteetkirjandus ja mida kriitikud hindavad, mida rahvas loeb, seal on teinekord käärid. Aga ene puhul ma võin öelda, et need raamatud, mida Maaraamatukogu ei saa endale lubada absoluutselt kõike tellida, mis ilmub. Aga see valik, mis Enel oli tehtud, et see oli väga hea. Et kuna seal on ka väljapanek osadest raamatutest ja on siin veel raamatukogus, siis tegelikult need, mis on ilmunud enne 2009. aastat. Et sellepärast ma hästi tunnustan eelmist raamatukogu hoidjat. Ja ma natuke loeks sellest ajaloost. Veel võib Linda raamatukogu fondist leida Vana Antsla, Luhametsa, Peetri raamatukogu märgisega raamatuid. Kõigile neile raamatukogudel on oma lugu. Käesoleval hetkel loeme Linda raamatukogu alguseks aastat 1921, mil sai alguse Luhametsa raamatukogu. 1925 aasta kohta on märge Antsla valla raamatukogu kohta. 1956 otsustati Vana Antsla raamatukogu üle viia Näsmõisasse. 1958. aastal viidi Luhametsa raamatukogu üle Partisani kolhoosi territooriumile, nimetati Peetri raamatukoguks. Hiljem on raamatukogu kolitud Lustile, algkooli ruumidesse. 1973. aastal eraldati raamatukogu tarbeks suur tuba Poosele, uude kolhoosi peahoonesse. Toal olid mahukad seinakapid. 11. mai 1979 nimetati Peetri raamatukogu Linda raamatukoguks. Vahepeal on raamatukogu olnud rida aastaid 4-toalises korteris Aiatänav 12.
aga aastast 1999 on raamatukogu jälle tagasi peahoones endise kolhoosi baari ruumides. See on nüüd see ruum, kus me asume. Lisaks üle 100 ruutmeetri baariruumi on raamatukogu valduses endised kolhoosi valvuri ruumid. Ja need on siis nii-öelda raamatukogu tagumised ruumid. Ja loen natuke siit veel teise lehe pealt, et 23. juunil 1973 avatud suurejooneline kontorklubi üldpinnaga 2500 ruutmeetrit sai 1975. aastal Nõukogude Eesti preemia. Kultuurimaja tegemistest võttis osa 50 taidlejat. Kultuurimaja tööd juhtis Kiira Paunel, kellega raamatukogul kujunesid väga head töösuhted. Majandi olulisemateks tootmisharudeks said linnukasvatus, loomakasvatus, kalakasvatus. Ulatuslike maaparandustööde tulemusena loodi uusi järvi kalakasvatuse tarvis. Ka see sama järv, mille kaldal see hoone asub, Väike-Poose, on tehisjärv. Looduslik suurjärv asub seal tagapool, aga see siin on Väike-Poose ja see on tehisjärv. Nii palju võin öelda, et mäletan, kui see järv oli kas just loodud või ma olin siis laps, kui see maja ka avati. Aga mul on mingid mälestused selle paigaga juba lapsest saadik. Mõnes mõttes ma olen selle paigaga lapsest saadik kokku kasvanud. Et 1902. aastal võttis Riigikogu vastu otsuse likvideerida majandid. Likvideeriti ka ühistu Linda ja on kirja pandud, et selle jõuka majandi lagunemise lugu vääriks omaette raamatut. See on nüüd see, mis on Ene Ojamil selle maja piirkonna kohta, aga tema enda tegemiste kohta. Raamatukogu hoidjatena on töötanud Külli Joosu, Marge Pikk, Eha Elias, Alla Pedaja, Ellen Tõnts ja 79. aastast Ene Ojam. Kõik nad on teinud väljapanekuid, näitusi, viktoriine, tutvustanud kirjandust. Seni on raamatukogule olnud kõige edukamad aastad alates 80-ndatest. Raamatukogu on pidevalt saanud äramärkimist sotsialistlikus võistluses Võrumaal, kuid 80. aastal ka ülevabariigiliselt teine koht. 87. aastal raamatukogu juhatajad premeeritud stažeerimise võimalusega Kalinini oblasti raamatukogudes. Unustamatuks, siin on Ojamäe nüüd pannud kirja, et tema jaoks unustamatuks on jäänud Puškiniga seotud paikade külastamine. Tehtud on võimatu kirja panna. Raamatukogus on lugejatega kohtunud Ott Tarder, Ferdinand Veike, Iivi Sampo Raudsepp, Harri Jõgisalu, Lehte Hainsalu, Robert Vaidla, Reet Roos ja Mare Müürsepp, Mari Õunap Purbsoo ja Iivi Lepik. Helle Laas. Külas on käinud kolleegid Soomest Gustavi raamatukogust, kes on saatnud raamatukogule ka raamatuid. Ja külas on käinud kolleegid Võrumaalt. Ja kolleegid Võrumaalt on käinud siin korduvalt viimane kord eelmise aasta oktoobris, aga kuni 2008. aasta detsembrini töötas Ene Ojam ja siirdus siis nii-öelda pensionipõlve pidama ja sellest ajast olen siis majas toimetanud siin mina. Et raamatukogu on sellest saadik 16 aastat olnud avatud pühapäeviti just selle põhimõttega, et need inimesed, kes on nädalases tööl, kuna meil on siin tootmisettevõtteid, et siis oleks nagu võimalus tulla pühapäeval raamatukokku ja tegelikult on seda inimesed päris hästi kasutanud sellepärast, et no koolilapsed, kes see reedel koolikotti vaatab? Ei vaata ju. Pühapäeval on see, et mul oli vaja seda raamatut või teist raamatut. Mul on joostud töövihikuga
uksest sisse, et mul on vaja Atlasest midagi, otsida materjale. Ja need inimesed, kes on tootval tööl, kes on päeva lõpuks väsinud, nad ei tule õhtul, nad tulevad pühapäeva pärastlõunal, tulevad raamatukokku. Rekordkülastatavus 1 tunni jooksul ühel pühapäeval on olnud vist 9 inimest, kella 2-3-ni 9 inimest on läbi käinud. Et see näitab seda, et pühapäeval tegelikult inimesed käivad päris hea meelega. Et on, ma ise olen seda pidanud, mulle tundus, et nii on õige ja tegelikult on see nagu praktikas osutunud päris õigeks otsuseks. Külas on käinud meil Maire Aunaste, on olnud Epp Petrone, natuke eelmine aasta vist, aasta tagasi käis Igor Taro, riigikogulane. Ja meil on olnud päris põnevad ettevõtmised keskpäevakohvikud. Keskpäevakohvikud on olnud selline võimalus, kus need inimesed, kes muidu, ütleme, kes ei ole julgenud oma sahtlisse kirjutatud luuletusi või mingeid muid asju eksponeerida, siis me oleme tegelikult andnud võimaluse siia tulla nagu väiksemas seltskonnas neid asju ette lugeda, näidata ja tegelikult on päris populaarsed olnud need üritused just nimelt nendele inimestele, kes ei käi tööl, kes on kodused, näiteks vanemad inimesed või siis ka, kes on lastega kodus. Ja tegelikult on käidud päris hea meelega. Aasta tagasi oli meil 2 keskpäevakohvikut, kuna meil on üks väga tarmukas pensionäriproua vallas, kes 30 aasta jooksul reisis, tegi teoks kõik oma reisiunistused, on käinud pea vist kõigil mandritel. Ja tema reisialbumeid on kokku 30, siis me tegime reisimuljete keskpäevakohviku. Tegime ühe ära ja siis saime aru, et see on lootusetult vähe. Tegime teise ka ja tegelikult on ikka veel vähe. Et peaks tegema nüüd jätku keskpäevakohvikud, et rahvas oli huvitatud ja need muljed olid põnevad. Ja selliseid ettevõtmisi oleme me siin teinud, et eks me siin mõtleme jooksvalt veel. Kui tuleb selline mõte, hea ettepanek, siis me jälle võtame ja teeme. Head Eesti Raamatu aastat siis kõigile. Nii palju tahtsin veel öelda, et raamatukokku on oodatud kõik inimesed, aga hästi on oodatud ka lapsed. Et väga paljud vist seda ei tea, et lugejaks saab võtta täpselt siis, kui on see tilluke inimene saanud isikukoodi. Ja Lätis käisime kolleegidel külas, siis Ogres oli kõige noorem lugeja 4-päevane. Nii et lastega raamatukokku. Meil on laste jaoks spetsiaalselt sellised raamatud alumistel riiulitel. Ja mis veel on, meie raamatukogus on selline asi nagu mängunurk. See on isetekkeline, sinna on annetatud. Need ei ole nii-öelda raamatukogu arvel. Sinna on annetatud mänguasjad ja neid võib laps koju kaasa võtta, kui see mänguasi talle meeldib. Ja võib teinekord tagasi tuua. Ja on ka toodud ja on toodud niimoodi tagasi, et on lisatud omalt poolt mõned mänguasjad. Ja mõned vanavanemad on tulnud suve alguses, et kuule, mul tulevad lapsed, mul ei ole mänguasju, et kas sa annad? Loomulikult annan ja nii ongi. Et raamatukogu ei ole enam lihtsalt läänutamise koht, et raamatukogu on praegusel ajal hästi palju kogukonnakeskus. Et seal saab juttu ajada, seal saab kohtuda. Mul on olnud 2 pensionäriprouat, kes üks küla ühest otsast, teine teisest otsast saavad raamatukogus kokku. Olen keetnud neile seal kohvi ja nad on ennast 2-3 tundi hästi tundnud. Nii et kõik raamatukokku, tulge aga julgelt.